Tervist! Tere kõigile, kes täna siia on jõudnud. Ma tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel ja te olete jõudnud Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Muhu koguduse jumalateenistusele. Rõõm teid kõiki näha ja alustame Jeesuse nimel tänast jumalateenistust. Ja jumalateenistuse alguses on meil tavaliselt olnud, et me loeme Jumala sõna. Ja täna ma olen palunud, et Ervin loeb selle kirjakoha, mis Jumal tema südamesse on pannud. Tere ka minu poolt. Väga keeruline oli seda kirjakohta valida, et mis Jumala südamesse pani, siis täna hommikul ta pani mulle südamesse sõna armastus. Võtsin ma siis piibelneti lahti ja tahtsin siis seda armastuse kirjakohta sealt leida. Aga sealt tuli neid kirjakohtasi 105. Ja siis ma üsna pool päeva lappisin ja otsisin. Ja ikkagi lõpuks jäin pidama Pauluse esimene kiri korintlastele armastuse ülemlaul. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minus ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ja koople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle, ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei jääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse, olgu keeled, need vaibuvad, olgu tunnetus, see lõppeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, mõtlesin nagu väetilaps, arutlesin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väetilapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis ma tunnetan täiesti. Nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on armastus. Amen. Ja ma arvan, et tõuseme alguspalveks. Armas isa, ma tänan selle võimaluse eest, et me oleme saanud täna siia Muhusse Ellamale kokku tulla. Ja issand, ma palun, et sinu püha vaim oleks juhtimas täna seda teenistust, täna seda sõna, ülistust, seda osadust, mis meil on. Ja isa, ma tänan iga inimese eest, kes on saanud siia tulla. Ja isa, ma tänan sind ka nende inimeste eest, kes on meid siin käinud. Ja issand, et nad tuleksid taas ja leiaksid tee siia meie keskele. Issand, sinu pühavaimu juhtimine olgu täna õhtu selle teenistuse ja osaduse üle. Amen. Aitäh Ervinile, et see on tõesti piiblis üks kaunimaid kirjakohti, mida lugeda, mida kuulata. Ja sellest tõesti on kirjas kõik see, mida kujutab tõesti ennast armastus. Aga nüüd saame jumalateenistusega edasi minna, ülistusega ja me jätkame kaidega. Ja sõnad tulevad ilusti siia slaidide peale, et te soovib kaasa laulda ja võtame tõuseme ja laulame kiitust Jumalale. Ja
tänan teid kõiki. Ja nüüd saame edasi minna ja saame minna edasi jälle koos midagi tehes. Jeesus jättis meile ühe sakramendi. Paulus ütles ka, et ta ise selle Jeesuse käest sai ja annab edasi meile. See on leiva murdmine, milles me tunnistame oma usku Jeesusesse Kristusesse. Usku, et tema suri meie eest. See, et see uus leping meie elus, et see töötab meie elus. Et Jeesus Kristus on tõesti surnud ja lunastanud meil, et meil ei ole enam katused. Et kui ma tunnistan seda Jeesuse ees,
siis me saame õigeks Jumala ees. ja ma võtaksin esimese Korintuse kirja 11. peatükist ja 23. salmist. Ja Paulus ütleb niimoodi, sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. See sakrament on meile jäetud, et me selle kaudu tunnistaksime seda uut lepingut, mida Jumal on Jeesuse Kristuse läbi meiega teinud. See uus leping, mis ütleb, et tema ise teeb meie südamed pehmeks, tema ise muudab meie kivised südamed lihasteks südameteks. See on tema töö meie sees ja meie saame öelda sellele jah. Me saame nõustuda sellega. Ja see on see üks sakrament, millega me kuulutame tõesti, et me oleme nõus sellega, me tahame, et Jeesus Kristus oleks meie lunastaja. See võib-olla on üks näiline tegu, mille tegelikkuses on väga suur vajulik tähendus meie igaühe elus. Ja ma olen palunud ka Anita koos minuga, kui võib-olla Jumal on ka sinu südamesse midagi pannud, et sa tahad midagi öelda leiva murdmise kohta. Ma mõtlesin lepingust lugeda. Me oleme elama Jumalaga lepingus. Ja see on üsna pikk asi, ma siit loen, nii et kannatage ära. Issand on niimoodi öelnud, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen neile meele oma käsud ja kirjutan need neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis ei õpeta keegi enam oma kaaskodanike ega vend oma venda üteldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi nende pisukesed kui nende suured. Sest ma olen armuline nende ülekohtuste tegudele ega tuleta enam meelde nende patte. Ma ei öelnud, kust ma seda loen. Hebrea kiri 8. Ja ma loen edasi. Aga Kristus, kui tema tuli tulevaste heade andide ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telliga, mis ei ole kätega tehtud, see on, mis ei ole pärit sellest loomisest, ega mitte sikkude ega vasikate verega, vaid iseenese verega, läks ükskord sinna pühasse paika ning saavutas igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja ärgade veri ja lehmatuhk, mis riputatakse nende peale, kes on rüvetunud, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi iseenese veatuna ohverdas Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest, teenime elavat Jumalat. Ja sellepärast on tema uue lepingu vahemees, et pärast tema surma, mis oli lunastuseks esimese lepingu ajal olnud ülesastumisest, need, kes on kutsutud, kätte saaksid igavese pärandi. Ehk igavese elu on meil Jeesuse veres. Ja issanda surma mälestamine on üks meie osa teha. Teda mälestada, teda meeles pidada, mida ta tegi meie eest, et ta suri meie eest, valas oma vere meie eest, et meie saaksime lepitatud isa Jumalaga. Amen.
Jeesus, me tuleme sinu ette, me tuleme kogudusena sinu ette, issand, me täname. Sina jätsid meile eeskuju. Sind tänada ja kiita, issand. Ma tänan, et ma õnnistan seda leiba, mis on sinu ihu sümbol, mis murti meie eest, et meie saaksime patud andeks ja vigase elu, nagu ma siit enne lugesin. Seal ma õnnistan seda leiba Jeesuse nime käes. Amen. Tänu sulle, Jeesus Kristus. Tänu selle uue lepingu eest. Tänu sulle, et me võime tulla sinu ette ja kuulutada seda uut lepingut meie elude üle. Tänu sulle, et sa surid meie eest. Tänu sulle, et sa valasid oma püha vere meie eest. Tänu sulle, et me nüüd võime minna isa trooni ette, kartmata, tundmata süüd. Et kõik on sinu vere all. Tänu sulle, et me ei pea enam oma patte meeles pidama, sest sinu sõna ütleb, sa ei tuleta enam meelde meile meie patte. See on tõesti, jah, me tuleme kogudusena sinu ette, aga me tuleme ka üksikult kõik sinu ette, issand. Vaadates, mis on meie südame põhjas, issand, et sinu arm ja armastus jõuaks iga sinna südame soppi, issand, sest sinu arm ja halastus on see, mis tõmbab meid sinu poole. See on armastuse leping, mida sa oled meiega teinud. Ja see õigeks mõistmise leping, issand, et me võime öelda sulle, et sa oled isa. Tänu ja kiitus selle uue lepingu eest, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja nüüd tavaliselt on meil siin tõesti niimoodi, et igaüks tuleb, võtab selle leiva ja kastab siia karika sisse ja juba võite tulema hakata. Saab ka juhatada siis ohvri võtmises. Siis võtame üles ohvri või oma kaasatoodud annetuse. Kümnist saab maksta sellel kontol koguduse liikmed eelkõige. Aga ma loen ka Jumala sõna. Mul on täna selline kirjakoht Luuka 9:12. Siis päev hakkas veerema ja nad 12 tulid ta juurde ja ütlesid talle, lase rahvas minema, et nad läheksid ümberkaudsesse küladesse ja asulaisse puhkama ja otsima rooga, sest me oleme siin tühjas paigas. Aga ta ütles neile, andke teie neile süüa. Nemad vastasid, meil pole rohkem kui 5 leiba ja 2 kala või me peaksime minema ja ostma toidust kogu sellele rahvale,
ent neid oli ligi 5000 meest, siis ta ütles oma jüngritele: seadke nad maha istuma salkadesse 50 kaupa ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma einele. Ent ta võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taeva poole, õnnistas neid ning murdis. Vaatas üles taeva poole, õnnistas neid ning murdis nad ja andis nad oma jüngritele ettepanemiseks rahvale. Ja kõik sõid ja kõikide kõhud said täis. Jeesus ütleb siin selles kirjakohas, et andke teie neile süüa. Ta teadis, mida ta on tegemas. Ja kui pärast toidu õnnistamist murdis Jeesus leivatükkideks ja andis jüngritele. Ja siis juhtus alles ime. Ime ei juhtunud Jeesuse käte läbi, vaid jüngrite. Iga jünger paljutas toitu ja jäi ülegi. Et siin on mitu asja, et kui sa annad oma anni esmalt issandale ja issand õnnistab seda, siis ainult siis saab see paljuneda. Ja teiseks, paljuneda saab vaid see, mille me ära anname. Jüngrid pidid selle leiva ära andma, alles siis see paljunes. Et sellised mõtted ka. Võtame siis üles korjanduse. See on vabatahtlik. Isa taevas, Jeesuse nimel. Me tuleme sinu ette ja ma tänan selle ohvrianni eest, mis ma õnnistan iga üksikut inimest, kes sai panustada issand sinu riigi töösse. Issand, ja sina näed kõigi südameid, issand. Tänu Jeesus, issand, ma tänan ja kiidan ja ülistan sind, et sina oled issand, elav Jumal poeg, kes sul on kõik kontroll meie elude üle. Issand, sa näed kõiki meie asju. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus, issand, ma õnnistan seda ja igat üksikut inimest. Issand, ma tänan, et kui meie külvame, siis see tuleb meile tagasi, issand. Et sa oled seda lubanud, kui ma siin enne lugesin oma sõnas. Amen. Aitäh, Annika. Paljuneda saab tõesti alles see, mida me oleme ära andnud Jumalale. Et kui seeme ei sure, ei saa seda paljuneda. Aga nüüd siin selle slaidi peal on näha, millal me järgnevatele kokku saame. Täna on nüüd 18. Aga siin on veel 2 kolmapäeva jäänud jaanuarikuus, kus me saame kokku kena sõnumi õhtul kell 18.30. Alustame siin oma piibli uurimistega ja siiani on meil väga põnevad uuringud olnud, mis me oleme uurinud. Praegu me uurime seda lepingut, mida Jumal on meiega teinud ja lähme läbi piibli, otsime, mida Jumal on öelnud selle lepingu kohta, üldse nende lepingute kohta, kuidas Jumal sõlmib neid lepinguid, mis üldse leping endast kujutab. Ja see on selline päris põnev uurimine. Ja meil on selline eriline osa olnud, et meil on antud sünnipäevaks. Ma palun Kaide siia ette.
kõik sellise kommipaki, et hilinenud uue aasta soovid ka kõigepealt. ja siis see kinnitus on nüüd koguduse poolt sulle. Ja võib-olla tõuseme ka ja vahetame Kaide eest ja õnnistame teda. Need lilled tulevad ka sulle. Aitäh. Ja õnnistust. Ja võib-olla tõstame ka oma käed Kaide poole. Isa, me täname sind selle ustava teenija eest, issand, et sa oled teda nii imeliselt kutsunud. Issand, tänu sulle Kaide eest. Me õnnistame teda praegu, me õnnistame tema perekonda, tema lapsi, me õnnistame tema abikaasat Jeesuse Kristuse nimel. Me õnnistame tema tööd, mis ta peab tegema. Issand, silluta sina see tee läbi nendest keerulistest olukordadest. Anna sina seda üleloomulikku tarkust, mis tuleb sinu käest, mille peale teised vaatavad, et see on midagi enneolematut, mida ta suudab teha. Aga sinu läbi, issand, sinu üleloomuliku tarkuse läbi, tunnetuse sõna Kaidele, see on nii hädavajalik tema töös, issand, Jeesuse nimel. Tõesti, ma palun üleloomulikku sinu ligiolu tema elu üle. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Nagu kõik teile. Amen. Praegu me üle paneme. Amen. Jeesus. Sa sinna tead ka. Väikesed sellised tehnilised küsimused siin. Nii ja nüüd saame kuulata jutluse osa. Ka see on see eesõigus, mis meile on antud, rääkida Jumala sõna ja kuulutada. Ja kõigepealt ma tahaksingi olla palves. Issand, me täname selle Muusaare eest Jeesuse Kristuse nimel. Ja tõesti, me palume sinu armu kogu selle saare üle, sinu sellist valgustavat armu, issand. Et see, et sa oled armastus, see, et sa otsid inimest, see, et sa tahad temaga rääkida, tahad kutsuda oma ligiollu. Me täname, issand, et tõesti meil on see eesõigus kuulutada Jumala sõna Muusaarel siin praegu Jeesuse Kristuse nimel. Ja Jeesuse nimel ma seon iga võõra vaimu, mis tahab kuidagigi siin esile tõusta. Jeesuse nimel ma seon, ma käsin lahkuda selle meelevallaga, mida Jeesus Kristus on andnud igale oma lapsele. Me kuulutame sinu valgust, sinu headust, sinu armastust, sinu kohalolu meie eludesse ja sinu kohalolu ka siia sellele saarele, issand, et igaüks, kes igatseb sinu järele, ta leiaks tee Jeesuse Kristuse nimel. Sa oled suurem kui see, kes on maailmas. Sa oled suurem ja vägevam, issand. Ja sa oled armastus. Sest armastuse läbi on loodud kogu maailm. Tänu ja kiitus sulle, issand. Ja tõesti, Jeesuse nimel ma palun, et see sõnum oleks sinust antud, pühast vaimust kantud, issand, et see oleks üles ehitav ja üles tõstev Jeesuse Kristuse nimel. Sest sa armastad oma lapsi. Tahad neid tööstida, tahad neid üles tõsta, issand. Tahad hoida oma ligi. Sa tahad neile näidata oma holastust ja armu. Tänu ja kiitus sulle, issand, selle eest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Minu tänase jutluse teema on palve. Praegu on Kuressaares ja teistes Eesti linnades on Alliansi palvenädal täna see viimane päev.
ja sellepärast Alurit ka ei ole täna meiega, et ta peab olema Kuressaares. ja kui ma lugesin neid palveteemasid, mis selle nädala kestel on olnud, siis oli selline väga selline imeline tunne tekkis või mõte, et kas kõik teavad, mis on minu südames. See kõik oleks nagu olnud minu südames ka. Kõik need teemad, see on siis psalmi 78 alusel võetud kõigepealt esimene teema, mitte varjata seda, mida Jumal on ilmutanud. Teiseks, pidage meeles edasi minna, mitte olla mässumeelsed. Ka see teinekord võib tulla meis esile, kui on raskused esile tulnud. Siis me mäletame tõuse ja mõõne. Me mäletame kõiki tegusid, mida Jumal on teinud meie elus ja millest ka meie ise oleme läbi läinud. See on olnud ülesehitav, see võib-olla on olnud raske ja sulle tundub, et sa oled muutud, et sa oled maha tallatud. Tegelikkuses on seal olnud Jumala elu, mis tõstab sind üles. Ta on mõne oksa ära lõiganud, mõne ebavajaliku oksa. See on olnud valus, aga kui me näeme ka neid viinapuu kasvatajaid, kuidas nad kasvatavad oma viinapuid, kuidas nad meie võib-olla oma silmaga vaatame, et nad laastavad selle puu, jättes järele ühe oksa, mis imeliselt kannab vilja. Aedniku kogenud käe all on ära lõigatud ebavajalik ja jääb see, mis kannab vilja. Ja see on juhtunud ka meiega. Siis inimese 4. teema on inimese mäss jumalikus alastuses. Loomulikult, kui selline valu tuleb esile, see tõstab mässu minus. Ma ei näe kohe kõike seda, mida Jumal tahab teha. Ja see tekitab sellist vastasseisu. Siis ebasiira meeleparanduse äratundmine. See on ka meie sees, et see ebasiiras meeleparandus, sellest ei ole midagi kasu. Kui ma väliselt püüan öelda, et ma olen ilus, tark ja osav. Aga et ma olen see, kes läheb Jumala ette ja ütleb, et tõesti anna mulle andeks. Anna mulle andeks see, mis ma tegin. Siis Jumalale meeldib halastust osutada. See on kui teekond, ühest raskusest läbi minek. Kõik need teemad, see, et ma isegi oma ebasiiruses, ma tahan ikkagi Jumalale lähedale minna, ma tahan tema lähedust, ma igatsen seda ja siis Jumal tuleb oma halastusega. See uus leping, mida tema on meiega teinud, see ei ole meie töö, see ei ole meie ponnistus, meie osa on olnud ainult tema otsimine ja võib-olla ka jah ütlemine temale, kui ta tuleb jälle ütlema, et anna see osa oma elust mulle. 7. teema on siis Jumal ei tühista õiglast kohut. Seda osa meil on Jumalas võib-olla raske omaks võtta, aga ka see, tema on maailma looja. Ta on suveräänne Jumal ja mingi piirini on alati see, et ta teeb seda, mida tema tahab. Sest tema on see, kes on loonud maailma. Ja tema on loonud meid kui astjaid. Kas loodu ütleb loojale, miks sa mind niimoodi lõid? Ja siis viimane teema, armu ja õigluse Jumal on kohal. Paulus ütles, et palvetage lakkamata. See ei tähenda seda, et me peame pidevalt omisema, olema sellises mingisuguses asendis. See ei tähenda üldse seda. See tähendab pigemini seda, et ma tean ja tunnistan, et Jeesus Kristus on surnud minu eest
ja Jumala ligiolu on minus pidevalt lakkamata. see oli ka see teema, miks palve, et on see palve nädal, allianspalve nädal. ja see tunnistus, mis on see viimane teema, armu ja õigluse Jumal on kohal. ta on olnud kohal kõikides meie olukordades. ta on olnud kohal ja näinud seda. aga mis on palve olemus üldse? mida me teame palve kohta? palve on soovi avaldamine. ma võin teisele inimesele öelda, et palun ulata see kohvitass mulle, palun ulata see raamat mulle. või siis hoopis nii, et palun ära tee enam niimoodi. ka see on palve. ma võin minna ametiasutusse, esitada seal oma palve. palveid on mitmesuguseid, kuid palve võib olla ka religioosne. palve võib olla see, et ma pöördun kellegi endast suurema, endast vägevama poole. ja palvetatud on tegelikult igal ajastul, igal inimkonna ajastul, igas religioonis on palve. ja inimene on palvetanud, kuna ta on loodud Jumala poolt Jumala näo järgi. ta on kõrgeim elusolend siin maa peal, Jumala poolt loodud. ja ta on nagu loodud otsima kontakti oma loojaga. see sund on temas, sest algselt Eedeni aias oli Aadam ja Eeva kogu aeg suhtlesid Jumalaga. see oli niivõrd loomupärane nendel, nad rääkisid Jumalaga, Jumal oli nendega koos. ja see oli nendele nagu loomupärane. aga mis juhtus patu langemisega, kui hingevaenlane sai petta inimest? hingevaenlase taktika on täpselt sama ka tänapäeval, temas ei ole mitte midagi muutunud. jällegi ta tahab petta inimest. aga ka Eedeni aias hingevaenlane pettis inimest ja keelitas inimest astuma Jumala käsu vastu. see lõi lõhe Jumala ja inimese vahele. Esimese Moosese 3:8 ütleb ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude vahele. siis inimene kaugenes Jumalast. miski tuli tema ja Jumala vahele. ja Jumal on kogu aeg nagu valmistanud teed inimesele tagasi tema juurde. Vanas Testamendis me näeme, kes Jumal on. Me näeme tema iseloomu ja mida ta ootab inimeselt, kuidas ta on inimese loonud. et millised väärtushinnangud temas peaks olema. et kuidas on inimene loodud. ta ei ole selliseks loodud, nagu hingevaenlane sageli meile tahab näidata. aga kui nüüd Uude Testamenti läheme, siis ma tahaksin võib-olla rääkida sellest loost, kui Jeesus rääkis Samaaria naisega. ja ta oli patune naine, tal oli üsna mitu abielu selja taga. ja Jeesus räägib naisele, et jah, praegu te tunnistate seda või te kummardate seda, mida te ei tea. aga tuleb aeg ja koguni on juba kätte jõudnud see aeg, kus te kummardate Jumalat vaimus ja tões. kas nüüd see naine sai
kõigest aru, mida Jeesus talle rääkis elavast veest. kuid ta sai ilmutuse sellest, et Jeesus Kristus on Messias. see on nüüd see mees, kes on tulnud, et kanda need vapud, mis tänu hingevaenlasele inimest nüüd Jumalast lahutas. keegi on tulnud ja see on nüüd see mees, kes on tulnud. ja nüüd Jumal on teinud nii, et selleks, et inimene uuesti saaks kontakti Jumalaga ja see oleks teadlik kontakt, siis ta on loonud palve. ja kuidas me palvetame Jumala poole? Inimene, kes ei tunne Jumalat, ta ei ole uuesti sündinud. ta võib olla, et ta arvab, et ta saab kontakti Jumalaga. võib-olla see koguni juhtubki, aga võib-olla ei juhtu. võib-olla ta saab kontakti hoopis täiesti teiste vaimsete olenditega, sest Jumala sõna ütleb, meil ei ole võitlus inimestega, vaid taevaaluste vaimudega. ta võib kokku saada ka nendega ja sellepärast ongi maailma inimene ja talle on antud vaba tahe, aga iga kord mul tekib selline küsimus ka, kui vaba see tahe ikkagi on. ta on üsnagi segatud hingevaenlase valedest. ja isegi kui inimene tõesti tuleb usule, ta võtab vastu Jeesuse Kristuse oma päästjaks, saab uuesti sündinuks, see ei võta kohe kõiki neid valesid. see oleneb sellest hetkest ka, kui ta saab selle Jumala puudutuse. valgus tuleb oma südamesse, kõik läheb valgeks, aga see hetk nüüd, ta sai tuttavaks selle vaimuga. ta sai alles temaga tuttavaks. hingevaenlase valed ikka veel keerlevad tema ümber, tahavad teda kaasa tõmmata. ja miks see uuesti sünd on nii tähtis ja püha vaimuga ristimine, et see annabki selle võimaluse kogeda Jumalat. kui me ennem nagu pimeduses käime ja ükskõik siis, mis meil ette jääb, ükskõik mis vaimsus, see on kohe nii huvitav, sest inimene on loodud vaimseks olendiks. aga ta ei ole loodud kandma endas mitte mingit muud vaimu kui püha vaimu, sest ta on loodud niimoodi. see, et hingevaenlane ütleb, et aga need teised on ka kõik väga huvitavad, siis siiski need lõhuvad inimest, nagu Jumala sõna on öelnud. kurat on tulnud, et inimest tappa, hävitada, et temalt varastada, aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja elu ülirahvasti. et selleks on see uuesti sünd nii oluline. me saame, see kontakt Jumalaga on siis taastatud. see lunastus on makstud. mind väga puudutas ühe inimese ütlemine, et me käime armastuses, me oleme saanud õigeks, me oleme saanud vabaks. ühest küljest me harjume ära selle olukorraga, aga see võib olla, nagu on selline kainestav mõte, et keegi on maksnud selle eest, et mul läheb hästi. keegi on maksnud oma verega selle eest. ma arvan, et see on minu iseenese tugevus, et mul läheb hästi. tegelikkuses, kui me mäletame seda, mis olukorrast meid välja tõmmati, keegi on maksnud selle eest. aga ometi ei tähenda see seda, et me keegi kunagigi mingit süütunnet või hirmu või valu veel endas kannaksime. see on võib-olla meie inimlik vaatenurk, et jaa, ma pean olema hirmus tänulik, aga see ei ole Jumala eesmärk. see tänulikkus meis tuleb hoopis teisel tasandil, hoopis rõõmuna esile, et ma tean, mida tema on minu jaoks teinud.
aga nüüd palve juurde nüüd edasi minnes, et me kummardame Jumalat vaimus ja tões. ja see tõde, mis hakkab otse kui meie sees tööle, ta hakkab meid vabastama. me tunnetame tõe ja see tõde hakkab meid vabastama. järjest meie südamesoopid hakkavad valgemaks saama, me hakkame aru saama, mis on Jumala tahe meie eludes. ja mida rohkem me tunneme ära, et Jumala tahe on parem kui minu tahe, seda rohkem ma hakkan tahtma Jumala tahet, aga seda rohkem ka see vabanemine minu sees hakkab võimust võtma. seesama vabanemine, ma ei taha enam neid asju, mis ma ennem tahtsin. ma tahan seda, mida Jumal tahab minu jaoks, sest see on parem. ja me kristlastena me ei palveta iseenesest lähtuvalt tegelikkuses. kui alguses sa tuled Jumala juurde ja sa võib-olla ei oska teistmoodi, sa räägidki Jumalaga, räägid oma mõistusest. aga järjest rohkem, mida sa õpid Jumalat, kui sa õpid Jumalat tundma, seda rohkem sa õpid teda usaldama ja ka palves laskma Pühal Vaimul ennast kanda selle palve sees. ja see on usaldamise õppimine, nagu seesama kirjakoht, mida ka Ervin alguses luges. alguses ma olin nagu väike laps, ma tunnetasin nagu väike laps, aga siis ma sain täismeheks ja hakkasin tunnetama nagu täismees. täielik tunnetus tuleb meil alles siis, kui me oleme isa juures. et sellepärast ongi, see armastus on nii oluline. me õpime Jumalat tundma. ja me ei palveta lõpuks üldse enam võib-olla iseenesest lähtudes. see ei tähenda, et Jumalale ei paku huvi meie soovid. Jumalale väga pakuvad huvi meie soovid. ta on väga huvitatud meie käekäigust. ta ometi ja isegi ta ütleb oma sõnas, et teie rõõm oleks täielik. ta tahab, et me oleksime rõõmsad. ta tahab, et me tunnetaksime ära Jumala headuse ja tema kõikvõimsuse. et kui nüüd Moosese lugudesse ka minna tagasi Vana Testamenti, siis küsimus, miks Mooses ei saanud minna tõotatud maale. Jumal eriliselt õnnistas teda, ta nägi seda kaugelt. aga ta ei saanud minna. Millegipärast ta ei saanud minna. oli üks olukord, kus ta lasi ennast emotsioonidel kanda ja see Jumala tõeline pale ei jõudnud Iisraeli rahvani. see on üks ainus seik. sellegipoolest Jumal ütles, et Mooses oli kõige alandlikum mees üldse. Need on need olukorrad, mida me õpime tundma, vaimulikult nägema. algselt me ei saa võib-olla aru nendest asjadest, aga Jumala ilmutusel on selline progresseeruv kuidagi iseloom, et mida rohkem ma teda uurin, seda selgemaks pilt läheb, nagu peegel, ta läheb puhtamaks kogu aeg. ma näen teda paremini. et see on nagu teekond selline. ja kristlastena me palvetame toetudes Pühale Vaimule tema õhutusel. Rooma 8:15. sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Abba isa. ma hüüan Püha Vaimu õhutusel isa poole ja mis veel, Jeesuse Kristuse nimel. jah, see võib olla selline formular, mis võib-olla tekitab tõrke alguses, aga Jeesus on selle meile andnud. kui te palvetate midagi minu nimel, siis see sünnib. varem te ei ole seda teinud, aga nüüd te võite seda teha. selle ta on meile andnud. ja Püha Vaim elab uuesti sündinud kristlase südames. ta saab endast
märku anda palves. ja Püha Vaim palvetab ka ise. Rooma 8:26. samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. meie ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnul seletamatute ägamistega. teinekord on olukord nii raske, ma ei tea, mida paluda, ma ei oska. ja siis paletadki keeltes, mõnikord see ohkamine on kõige suurem palve. ja kristlase palve, uuesti sündinud kristlase palve, see ei olegi nagu tema saavutus või siis, et vaadake, kui ilusti ma räägin, kui hästi ma oskan sõnu seada. mitte see, vaid see hoiak, see vaimulik hoiak, et ma lasen pühal vaimul tulla esile. ma palvetan isa poole püha vaimu õhutusel Jeesuse Kristuse nimel. ja see töötab aina rohkem just siis, kui sa õpid Jumalat tundma, sa õpid teda usaldama. ja siis need palved ka kõige rohkem hakkavad nagu vilja kandma. aga jälle, see on teekond. igaüks, kes ka siin on, et ei pea tundma kuidagi ennast kas pahasti või alaväärsena, et jah, olen öelnud, aga asjad ei ole juhtunud. panen käed peale ja kõik kohe muutub. et ei ole muutunud. see ongi teekond, meie kasvamine usus. ja palve on otse kui kristliku elu elamise vorm, elamise viis. ja selle palve kaudu saavad väljenduda ka kõik meie usuelu küljed. tänu ja kiitus, ülistav aukartus Jumala kui kõige kõrgema ees, lapse armastus isa vastu, eest palves väljendatav ligimese armastus, kahtlused, häda, kiusatus, kaeblemine, isegi süüdistused teinekord. et Jumal, ta ootabki meid enda ette sellistena, nagu me oleme. mitte kuidagi kas maskina, paneme mingi maski ette. kirjatundjad olid tõepoolest Vanas Testamendis, nad teadsid, et milline on see palveformular. Nad teadsid täpselt käske ja nad järgisid neid käske, kuid nende süda oli eemal. Nende süda toetus käsule, mitte Jumalale. nüüd see uus leping, ta ongi tehtud selleks, et me toetuksime Jumalale kui kõige väelisele, kõige kõrgemale. ma tean, et ta on loonud maailma ja minu sees elab see kõige kõrgema vaim. ja see, mida Jeesus tegi, et see, ta on loonud meid tegema selliseid asju. ta on tõepoolest loonud meid selliseks, et me paneme käe peale, palvetame, inimene saab terveks. ta on loonud meid selliseks. ta on andnud selle meelevõime meile. aga kuidas kasvada selle sisse? tõesti, et sa õpid Jumalat tundma. sa õpid tema sõna tundma. miks on vaja ka tunda Jumala sõna? seda vähem hingevaenlane saab meid kuidagi ära petta. Piiblis väga mitme koha peal öeldakse, et ärge laske ennast petta. ja Jeesuse ümbrid nägid ka, mida Jeesus tegi. ja nad nägid, et ka Jeesus palvetab. ja Matteuse 6. peatükis Jeesus räägib
kuidas peaks palvetama, kuidas mitte palvetama. ja ta annab ühe sellise palvenäidise. see on meie isa palve. see on nüüd selline nii-öelda palvenäidis, kus on sees kõik see, kuidas inimene siis võiks Jumala poole pöörduda. samas, kui see nüüd täpselt niimoodi ei ole, siis Jumal näeb sinu südant. eelkõige ta näeb sinu südant. tal ei ole tähtis, see palve on väga hea, kui ta on peas inimesel. ja see, paljud on rääkinud, et raskes olukorras on just see palve kuidagi, mõned sõnad on meelde tulnud ja see on toonud abi inimesele. et juba sellepärast on kasulik, kui see palve on peas. ja mis selle palve sees on? kõigepealt, meie isa, kes sa oled taevas, pöördun kellegi poole. ma pöördun oma taevas isa poole. kiidetud olgu sinu nimi. ma tean, kes ta on, ma kiidan teda, ma ülistan teda, sest ma tean, et ta on kõikvõimas Jumal. sinu riik tulgu. ka see on alistumise märk. ma soovin, et sinu riik tulgu. kristlasena ma juba tean, et Jumala riik on suurem, vägevam kui millestki siin maa peal. kus loomulikult ma ütlengi, sinu riik tulgu. ma tänan, et ma saan üldse seda palka, aga inimene, kes ei tea veel, see on ka alistumine. sinu riik tulgu. aga isegi kui me nagu palvetame täpselt nii, kuidas peab, ma juba olen hästi tark ja ma tean, kuidas peab palvetama ja ma ei näe ikkagi palvevastuseid. et väga oluline on mõista Jumala tahet. ja seda kõike head Jumal tahab meile anda. Jumala tahe on meile alati hea. minu mõtted on head, minu mõtted on need mõtted, mida teie ei tea, minu mõtted on alati paremad kui teie mõtted. seda ütleb Jumal. ta mõtleb meist hästi. ja ka meie isa palves need vajadused, mis meil on, ta ju teab, et meil kõiki neid asju siin maa peal on vaja. meie igapäevast leiba, andeks andmine, mis võib-olla mingil eluhetkel ta võib olla väga keeruline ja see võib võtta aega. samas, kui sa oled käinud läbi selle teekonna, selle andestamise teekonna, sa saad olla abiks kellelegi teisele, et sa saad toetada teda. miks on vaja andeks anda, miks on see vaja endast ära anda, mitte kanda iseendas, mitte lasta sellel kibestumisel tekkida, sest kibestumine on sinu ja Jumala vahel, ta blokeerib sinu palvet. Jumala sõna ütleb, et kui meie ei anna andeks, ei anna Jumal meile ka andeks. see on kõige suurem asi, mis blokeerib meie palvet, andeks andmine. ja see on teekond, me käime koos siin, miks on armastus koguduses nii oluline, me toetame üksteist, me mõistame üksteist ja õpime andeks andma kogu südamest, mitte poolikult, mitte et meil on maskid ees, et kõik on hästi. nagu Jakobus ütleb, tunnistage üksteisele oma patud. kibeduse hoidmine oma südames tegelikult on patt. mis on patu olemus? ta takistab seda sidet meil Jumalaga. siis ära saada neid kiusatusse. kiusatused on meie ümber kogu aeg. hingevaenlane, tema taktika ei ole muutunud, ta kogu aeg keelitab meid. aga me saame paluda seda, ära saada neid kiusatusse. vaid päästa meid ära kurjast. Jumal saab meid päästa kurjast. ja tõepoolest sellest kuradist ta saab meid päästa. see on ka see palve. ja see meie isa palve näitab ka tõepoolest seda alistumist meie taevasele isale ka selle kaudu, et ma palun, sest see tunnistus, et riik
ja vägi ja au on sinu päralt igavesti. Tunnistan Jumala kõikvõimsaks Jumalaks, teades, et ainult tema käest tuleb abi. Ja ometi Jakobuse 4:3 ütleb, te palute, aga te ei saa. milles siis on probleem? Sest te palute halva jaoks, tahaks seda kulutada oma lugudeks. ka see osa on meis olemas. Jumal ju mõistab meid, ta on meid loonud. On olukordi, kus ta tõesti annabki selle, mida sa palud ja võib-olla tõesti, ta isegi näeb, et see on kapriis. Ja ometi ta annab selle. Sest miks ta annabki neid tagamaid ei tea. Aga ma tean ainult seda, et Jumal on armastus. Kui miski jääb mulle arusaamatuks Jumala plaanidest, siis ma tean, et Jumal on armastus. Ja alati, nagu ütleb Rooma 8:28, kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Mitte need, kes rikkavad, vaid need, kes Jumalat armastavad. Sest kõige selle, isegi oma eksimusest või teise eksimusest, mingisugusest valusast kogemusest läbi mine, kui mu pilk on Jumala peal, ma tean, et ta armastab mind. Siis ma lähen sellest läbi, kandes oma südames püha vaimu juhatust, mitte minnes endast välja, olles see rahu tegija, olles teiste trööst ja ikka ja jälle. Sa lähed sellest läbi, see on kui teekond ja selle kõige kestel Jumal on kui hea aednik. Lõikab ära need üleliigsed võrsed ja sa näed seda tulemust. Ka see sama oks, mis kannab vilja, on ju alistunud Jumalale. Mitte kandes seda valu, et see oks on minus nüüd ära lõigatud, mitte heites Jumalale ette, vaid tõesti kiites Jumalat, ta kannab vilja. Kui me hoiame oma pilgu Jumala peal kõigis nendes olukordades, siis toob tema meid sellest välja imelisel viisil. Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad, isegi kõige raskemates olukordades. Muidugi jah, me võime ju kohe küsida, et aga mida siis tagakius, märtri surm, mida see tähendab, kuidas siis seal tuleb kõik kasuks? Kui me loeme ilmutusraamatut, millises aus kohtleb Jeesus neid, kes on läinud märtrisurma. Ja ometi ka see on Jumala enda üleloomulik kutsumine. Ta ei kutsu sind sinna, kus sa ei ole võimeline vastu pidama. Ka see kutse on Jumala poolt antud kutse. Ja me oleme Jumala lapsed, võttes vastu Jeesuse Kristuse oma päästeks. Olles uuesti sündinud inimesed, siis me järgime Jumalat, me oleme tema lapsed. Me huvitume sellest, mida isa tahab, me tahame käia tema teed. Rooma 8:14-17, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Appa, isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga hirmastatakse. See on tõotus tema poolt. Kui ma annan ennast Jumala käsutusse, siis tõepoolest kõik tuleb heaks, kui ma teda armastan. Ja lõpetuseks ma annaksin mõned nõuanded, mis meie palveelu võib-olla natukene viljakamaks muudab.
esimene on palu Isa Jeesuse nimel püha vaimu õhutusel. teiseks, usu, et sa saad, mida sa palud. kuidas ma saan seda siis öelda? Markuse 11:24, seepärast ma ütlen teile kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete juba saanud selle ja see saabki teile. see on nüüd see usu küsimus. kui ma ütlen sellele mäele, tõuse üles ja lange merre, siis see meelevald minus on, et see mägi tõuseb ja langeb merre. ja kuidas ma saan seda nüüd uskuda? kui ma tunnen Jumalat, ma tunnen Jumala sõna, ma olen temaga kokku puutunud, ma olen teda usaldanud, siis ma saan ka seda uskuda. Ma saan toetuda sellele teadmisele, mida rohkem ma käin Jumalaga, mida rohkem ma õpin teda tundma, seda rohkem ma saan öelda seda, et see, mida ma palun, see on mul juba käes. kolmandaks, anna andeks. see on üks väga oluline koht. kristlasena mõnikord võib tulla uhkus minu ja Jumala vahele. ja see andeks andmine on ka see proovikivi tõesti, et see uhkus ei saaks tulla minu ja Jumala vahele. Neljandaks, sõltu oma palveelus pühast vaimust. kristlase elus on ka püha vaimuga ristimine. ja püha vaimuga ristimise tunnuseks on see, et sa räägid võõraid keeli. ja mida rohkem ma oskan anda nagu voli oma elus pühale vaimule, ka keeltes palvetamisel, Paulus ütleb, et kes palvetab keeltes, see ehitab iseennast. see on see, et sa oled siiski kontaktis Jumalaga. nagu Paulus ütles, et palvetage lakkamata. see Jumala ligiolu on minus kogu aeg, ma tean seda. see püha vaim, ta on minus, ta tunnistab, et Jumal on minu isa, et mina olen Jumala laps. ta annab mulle juhtnööre, ta annab mulle teadmisi, ta annab mulle tunnetuse sõna. ta trööstib mind, juhatab mind, annab tarkust. viiendaks, õpi teiste eest palvetama. ka see on nüüd see koht, kus see uhkus ei saa minu ja Jumala vahel tulla. ma palvetan teiste eest. mida rohkem ma näen teiste vajadusi, et nende eest palvetada, olla kaastundlik, nagu Jeesus oli. mitte see, et nüüd kui ma näen midagi, mis ei lähe Jumala sõnaga kokku, mitte see, et see kaastundlik Jumal, see uus leping, et Jeesus Kristus on surnud meie pattude eest, kõikide meie pattude eest. et ma lähen ja palvetan selle inimese eest, kellel võib-olla nagu Jeesuselegi öeldi, kui ta pimeda terveks tegi, et no kas siis on pattu teinud tema või tema vanemad, et ma ei suhtu mitte niimoodi sellesse olukorda, vaid nii nagu Jeesus ütles. siin on nüüd see olukord, kus Jumala au saaks esile tulla. Jeesus võidutseb selles uues lepingus meie eludes. see, et ta annab andeks, see, et ta on maksnud oma verega, selle püha verega, et me oleksime rõõmsad, mida Jeesus Kristus on teinud meie pärast. siis ja ka kuuendaks on veeda aega vaimus palvetades, hästi püha vaimu õhutusel palvetada ja raja oma palve Jumala sõnale, mis on nüüd siin kõige viimane punkt ja üks väga oluline punkt. Jumal on loonud meid tundlikeks, vaimulikeks inimesteks, meid erilisteks, imeliselt kardetavaks on ta inimese loonud. aga meil on vaja teada ka Jumala sõna. meil on vaja teada, kes on Jumal. meil on vaja teada, kes olen mina Jumalas,
kes on minu teekaaslane Jumalas. see, et ma võib-olla, et ma oskan palvetada õigel viisil. see, et ma tean, mis on vaimuanding, mis on püha vaimu läbi inimestel, mis püha vaimu läbi Jumal tahab inimeste kaudu esile tuua. kõik need andid, et need tuleksid esile. ja see kõik on Jumala sõnas kirjas. ja kui me ei ole lugenud, siis me ei tea. ja võib-olla, et lõpuks ma tahaksingi öelda siia ühe kirjasõna Rooma 12.1. nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. see olgu teie mõistlik jumalateenistus. see ongi see, et ma lasen Jumalal enda läbi liikuda. ja ma tänan kõiki, et kuulasite kannatlikult. tõesti, ma tahan paluda veel Jumala poole siin jutluse lõpus. Issand, tõesti, täname, et sa oled meie isa. Me täname, et me saame sinu poole pöörduda, meie taevane isa. Me täname, et me saame tulla sinu ette sellistena, nagu me oleme. Tõesti, lase pühal vaimul liikuda meie läbi, ükskõik kus me oleme, kas me oleme kodudes, töö juures, ükskõik kus, issand. Lase pühal vaimul liikuda, puudutada teisi inimesi meie kaudu, issand. Ja las see palve osa meis, see võtab selle õige mõõtme, õige pildi, nii nagu sina oled seda näinud, issand. Et see palve oleks meid üles tõstev, teisi üles tõstev, meid juhatav, issand, et sina saaksid sekkuda meie eludesse Jeesuse Kristuse nimel. Täname sind, issand, sinu armu pärast. Täname sind, issand, tõesti, et sa puudutad oma püha vaimu läbi meist igat ühte. Tänu ja kiitus sulle, issand, sinu suure armu pärast. Tõesti, ma tänan ka, et sa oled hea isa, sa oled tervendaja isa. Tõesti, igasugune haigus praegu siin Jeesuse Kristuse nimel, ma käsin sealt taganeda Jeesuse nimel. Ma käsin seal ära minna, issand, sest igaüks, kes on vastu võtnud Jeesuse Kristuse oma päästeks, Jeesuse vermete läbi on temale tervis tulnud. Tervis on avatud, ligipääs tervisel on temale avatud. Ja ma käsin kaduda igasugusel haigusel Jeesuse Kristuse nimel. Isa, mul on südames tuua ka Aada praegu sinu ette, issand, et kui ta võitleb oma vähiga Tallinnas praegu Jeesuse nimel, ole sina tema ligi ja ma palun, et tuleks pööre tema haigusloos Jeesuse Kristuse nimel, et sa isiklikult sekkuksid sinna vahele, issand. Jeesuse nimel. Ma käsin selle haigusel kaduda, ma tühistan selle väe, see vähk tõesti, ta huivagu ära Jeesuse nimel, lahkugu Aada juurest, Aada seest, Aada saab terveks. Isand, tõesti, ma palun, et tuleks see pööre Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ja kiitus sulle, issand. Ja me ülistame sind Jeesuse Kristuse nimel, sinu suuruse pärast. Tõesti, ma tänan ka sind Muhu koguduse pärast. Tõesti, sa oled näidanud, et see on sinu tahe siin, et see kogudus siin sünniks, et see on olnud sinu tahe. Nii palju on olnud neid tunnustähti, issand. Me täname sind selle eest Jeesuse nimel. Ja tõesti, et inimesed leiaksid tee siia sellesse kogudusse. Et tuua au sinule oma eludega, et sina saaksid näidata oma suurust meie eludes. Et Jumala au saaks tulla esile meie eludes. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja nüüd on meil veel üks laul laulda.
Luukast 4:7. ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Jeesuses Kristuses. Aamen. nii ja nüüd ärge minge veel ära, nüüd saame istuda veel siin laua ääres. saame olla veel osaduses, saame võtta igaüks jah oma tooli. no juba tuleb oma tooliga. saame istuda siin laua ääres. okei, tuleme tagasi.